võimu jaoks 50 porgandit, kuidas me seda omavahel teeme, pole minu asi. Pole minu asi. Ja see annab meile vot selle mentaliteedi, et ma ei peagi midagi tegema. Niikuinii makstakse ära. Ja, keegi kogub ikka selle porgandi kokku. Annab siis 2 porgandi. Ja siis tuleb veel mängu spetsiifiline moment, see meid antud juhul ei puuduta, aga ikka. Inimene oma loomult on kade. Ja kogukond mõtleb ju välja veel ühe geniaalse käigu, nüüd juba kogukonna sees. Kas saab olla midagi ebameeldivamat, kui kellelgi läheb paremini kui mul? Ja vot sellepärast mõeldakse kogukonnas välja, hakkame iga aasta maad ümber jagama oma vahel. Kas teil on mõtet väärtada oma maatükki, kui järgmine aasta loosiga läheb ta võib-olla kellelegi teise? Loomulikult mitte. Ja vot see on mingi niisugune mentaliteet, mis nagu süvendab seda passiivsust. Ja 20. sajandi alguses üritas seda süsteemi lõhkuda Vene peaminister, väga huvitav mees Stolypin. Istus aastal 1912 Kiievis teatris tsaari kõrval, tsaari ei huvitanud mitte keegi, lasti maha. Ja sisuliselt jäi see reform ellu viimata. Nüüd vaadake veel ühte huvitavat momenti. Me oleme teiega nii harjunud, et kui me nüüd lähme välja Vene tänavale, siis suur enamus neist, kes tulevad meile vastu 2 jalal, on inimesed. On. No enamus. See teadmine on ju, vaadake, kui noor. Ega siis see, kes teile tuli vastu 2 jalal Roomas, ei pidanud inimene olema. Ega see, kes teil tuleb vastu Prantsusmaal absolutismi ajastu, tuttavad teile Louis, ei pea inimene olema. Prantsuse autor kirjutab, need on olemas. Ja Prantsuse revolutsioon muudab enam-vähem Euroopas kõik need 2 jalal käijad inimeseks. Aga Venemaal tuleb meelde, millal päris orjus Venemaal lõplikult kadus 1861. Mõelge, 1861. Tsipake läheb veel aega ja hakkavad autod tänavatel sõitma. Inimesi võib müüa. Jällegi. Ja see puudutab ju lõviosa inimestest. Vot see kõik loob niisugust mentaliteeti. Mina sõltun võimust. Võim mulle ütleb. Hea tsaar on lahendus ja nii edasi. See on mentaliteet, mis on põhimõtteliselt lääne poolt tundmatu. Nüüd järgmine moment sisse juhatava. Olete ju nende uudiste käigus kindlasti puutunud kokku selle mõtisklusega või selle teavega, et Venemaa on impeerium. Jah, ta on impeerium. Ja jällegi tuleb teil ajaloost meelde, et neid impeeriumi on ju olnud teised. Et seda visuaalselt kuidagi meelde tuletada, te võite seda mõttes praegu teha. Avage 1930. aasta maailma kaart, poliitiline kaart. Teil ei ole ju raske seda teha. Jah, mõttes. Vaadake seda kaarti. On ju pool maailma värvitud sama punase värviga nagu Suurbritannia. Ja veel kuskil pool maailma sama sinise värviga nagu Prantsusmaa. Tehke lahti nüüd 20. sajandi lõpukaart. Ja te näete hoopis teist värvivalikut. Ja tuletage nüüd meelde, kui raskelt elasid üle nii Britannia kui eriti Prantsusmaa lahti saamist, loobumist oma koloniaalvaldustest. Te seda ei teate, aga ei mäleta, mina isegi mäletan seda verissõda Alžeerias, Prantsusmaa ja kohaliku ülestõusnute vahel, kus surma sai ligikaudu 1 miljon inimest. Ja kui mitte nii autoriteetne poliitik nagu De Gaulle, siis poleks sealt veel nii pealtki välja tulnud. Loobuti raskelt piinadega.
piinadega. Tõmbuti tagasi oma emamaale. Ja vot nüüd küsimus Vene impeeriumi kohta. Kus siis on selle impeeriumi emamaa? Kus ta paikneb? Ja vot sealt te saate ühe põhjenduse, mis kõlab täna väga sageli mõnede Vene autorite ja ajakirjanike suust. Kui te teete lahti Venemaa ajaloораamatu, õpiku, või kas või selle sama raamatu, mille meie oleme teinud, siis esimene peatükk kannab ju pealkirja Kiievi Vene. Ja praktiliselt ühel ajal tekib Venemaa, sünnib Venemaa 2 punktis. Ma lihtsustan. Üks punkt on Novgorod, mitte kaugel siin meist. Ja teine punkt on Kiiev. Kuhu siis tagasi tõmbuda? Kuhu? Millistele aladele? Moskva, Venemaa pealinn. See piirkond, mida vene keeles kutsutakse Zaleskaja Russ, metsade tagune Venemaa. Sinna ju tõmbutakse just nimelt tatarlaste, mongolite eest 13. sajandil. No natuke varem, aga kuskil seal enam-vähem. No on kõik endiselt soome-ugri ala. Kuhu? Kus siis on see emamaa? Ja vot see loob niisuguse erilise skisofreenilise suhtumise. Vot kõikidesse nendesse püüdlustesse, mida te nägite omal ajal Tšetšeenias ära minna. Vot täna läheb üks ära, täna läheb teine ära. See kõik, mis praegu toimub, ongi niisugune impeeriumi lagunemise agoonia. Raske. See kestis Inglismaal, Prantsusmaal 2 põlve. 2 põlve enne, kui lepiti sellega, et nad on läinud. Ja ka mitte lõpuni. Vaadake, kuhu Prantsusmaa viib oma väed siis. Milliste piirkondade pärast tal süda valutab. Need on ju tema endised koloniaalid. Vot Vene koloniaalimpeerium oli eriline. Ja vot sellepärast see side Ukrainaga on veel topelt eriline. Nüüd, mis konkreetselt puudutab Ukrainat, siis Ukraina läänerajoonid, vot need, või see kant, kus näiteks paikneb imeilus linn, Lviv. Kavatsesin see aasta tudengitega sinna sõita. Oli kavas just see aasta meil Lviv ja Kiiev, aga jätsime ära. On keegi käinud Lvivis? Olete? On ju ilus linn? On, väga ilus linn. Nüüd see linn pole ju mitte kunagi olnud ja see piirkond Venemaa koosseisus. Vot kui meie olime alates Peetrist, siis see linn ja see piirkond ühendati Venemaaga alles 39. aastal. 39-40, no siis kui meid jälle teistkordselt, aga need olid alati Austria-Ungari alad, Poola alad ja nii edasi. Ja et seda piirkonda ajalooliselt ei seo Venemaaga üldse mitte midagi. Ja samas jälle need idapiirkonnad, nagu see joon teile näitas, on kultuuriliselt, mentaalselt väga jällegi seotud Venemaaga. Nüüd, mis puudutab seda Krümmi, ka sissejuhatavalt hästi ruttu. See oli eraldi riik väga pikalt. Seal elavad Krümmi tatarlased. See riik vallutati 18. sajandi lõpul Venemaa poolt. Elanikkond jäi ikka sinna Krümmi tatarlased. Mõned üksikud Vene asunikud sinna kolisid, aga 90% elanikkonnast olid Krümmi tatarlased. Ja täpselt samuti teate ju seda suurepäraselt 20. lõpus, 30. alguses Nõukogude Liidus see suur kollektiviseerimine. Väga paljud inimesed tembeldati jõukamad kulakuteks ja see piirkond, nagu meil küüditati pärast seda, sealt küüditati hästi palju inimesi. Seega võite ette kujutada, mingit sümpaatiat selle võimu suhtes ei olnud. Ja kui sinna sisse marssisid Saksa väed, siis võeti neid vastu, no natuke sarnaselt sellega nagu meil. Alati teisel vallutajal on see eelis, et ta saab esimese suhtes olla vabastaja. Ja nii ka need Krümmi tatarlased
Ja millegipärast ei erinenud nende vastuvõtt, muidugi paljud krimmi-tatarlased olid Nõukogude armees ja nagu ikka. Ja mitte millegi erilise poolest nad silma ei paistnud, aga millegipärast Stalinis tekitas see erilist viha. Nii et 44. aastal, kui juba Nõukogude väed tulid Krimmi, meie räägime siin oma küüditamisest, 10 000 inimesed, siis seal küüditati kogu see rahvas 100%. Kõik, plats tühjaks, seal on ühtegi inimest sisuliselt, mitte kedagi. Ja võt siis sinna tühjadele maadele lihtsalt ja eriti olukord pärast sõda, väga paljud Vene piirkonnad olid ju laastatud ja inimestele näidati rohelist tuld sinna kolimiseks ja sinna koliski valdavalt Vene rahvusest elanikkond, ütleme sealt suhteliselt lähedasest kandist. Ja kui Nõukogude Liit lagunes, siis vahepeal oli veel üks sündmus. See Krimm kuulus Vene Föderatsiooni koosseisu. Kui Stalin suri ja pärast Stalinit tuli Hruštšov ja tähistati parajasti, Hruštšov oli varem ka Ukraina kompartei esimene sekretär ja tal oli Ukrainaga niisugune intiimne suhe. Ja kui 54. aastal tähistati 300 aastat möödus Ukraina liitumisest Venemaaga, siis Hruštšov otsustas teha niisuguse kingituse ja liitis Krimmi Ukrainaga. 54. aastal, 1954. aastal. Nii et 1954. aastast oli siis Krimm Ukraina koosseisus, siis kolis sinna natuke ukrainlasi loomulikult, tuli veel juurde ka venelasi ja kui Nõukogude Liit 91 lagunes, siis inimesed said ju vabaks põhimõtteliselt ja need Krimmi tatarlased, nende järeltulijad, kes seal veel elus olid, hakkasid lihtsalt oma kodukohtadesse tagasi tulema, oma ajaloolistesse elupaikadesse. Muidugi nende elamuid midagi polnud säilinud, aga põhiliselt maale, küladesse ja nii tekkis sinna see tatari elanikkond. Järgmine oluline moment. Miks praegu Ameerika Ühendriigid on nii närvilised? No võib-olla te kõike seda teate, aga igaks juhus. Kui Nõukogude Liit lagunes, siis Nõukogude Liidu tuumapommid jäid lisaks Venemaale 2 riigi territooriumile. Üks oli Kasahstan, kes oli nõus need kohe ära andma, ja teine oli Ukraina. Ja Ukraina territooriumile jäi 6000 tuumapead. Ja tol hetkel Ukraina oli nende pommide poolest 3. riik maailmas. Peale siis Ameerika Ühendriike, Venemaa, Ukraina. Ja Ukraina ei kavatsenud neid ära anda. Ja võt siis peamiselt Ameerika Ühendriigid, aga lõpuks ka Inglismaa ja Venemaa, sondeerides siis või masseerides Ukraina, pakkusid Ukrainale vastutasuks garantii territoriaalse terviklikkuse eest, kui nad loobuvad nendest pommidest. Ja Ukraina loobus nendest. Ja nagu te näete, ei maksa see mitte midagi. Miks on see nii ohtlik? Miks on meile tulevikku vaadates nii ohtlik? Sellepärast, et kõik sellised riigid, Iraanid ja teised, iga diktaator, kellele praegu öeldakse, ära tee pommi. Me garanteerime sulle, et keegi sulle kallale ei tule. Mitte keegi seda enam ei usus. Mitte keegi. Kõik saavad aru, et ainus garantii on pomm. Vaadake olematu riik Põhja-Korea. Olematu.